Aitäh, härra eesistuja! No ma olen küpsesse ikka jõudnud inimene ja sellest küpsest east suurema osa veetnud ka autoroolis. Aasta oli vist, ma arvan, 1974. Väga paljud siin saalis viibijad ei olnud isegi pilvepiiri peal, nende vanemadki ei teadnud veel, et nad seal pilvepiiri peal on. Ja sellest ajast alates olen ma rooli keeranud. Ja praegu on tegelikult väga asjalik arutelu teema, kas kiiruskaamerad vähendavad liiklusohtu või ei vähenda. Ma mõtlen need mobiilsed kiiruskaamerad. Kas nende ette paigaldatud lisateabemärgid, et oota, seal kuskil on kaamera, vähendavad liiklusohtu või ei vähenda? Mina oma kogemuse põhjal ütlen, et vähendavad küll, sest et sõites mööda Eesti maanteid väga hästi on näha, kui ikka kuskil on kaamera olemas, siis enne seda kaamerat võtavad kõik kiiruse maha ja ei kihuta üksteisest mööda. Viimasel ajal meil on lisandunud ilmselt slaavi elementi seoses Ukraina sõjaga siia, kelle jaoks liikluseeskirjad on üldse sellised paindlikud. Ja ma vaatan hästi palju Tallinnas eriti on paremalt poolt mööda sõitu ja vahele kiilumist ja bussiraja peal on massilist sõitu ja nii edasi, nii edasi. Et ega see liikluskord ei ole meil hea. Ja sellest seisukohast ma arvan, et see arutelu on siin igati asjalik. Mina ei ütle oma seisukohast praegu, mida mina pean tingimata paremaks või parimaks variandiks. Ma ütlen oma kogemusest. Liikluskaamerad kindlasti mõjuvad rahustavalt, tõmbavad keskmist kiirust maha. Ja on selliseid, kes vajutavad kohe niimoodi, kui kaamerast mööda saavad, et tuli on rummus. Aga üldiselt ma olen vaadanud, et need teed, kus kaameraid on natuke rohkem kui võib-olla 100 kilomeetri peale, seal on õpitud isegi põhjanaabrite kombel kolonnis sõitma. Ja see on väga hea. See on väga hea. Ehkki loomulikult ka kolonnis sõitmise puhul on see, et ikka leidub mõni tulipea, kes arvab, et ta vaatab küll, et keegi tuleb juba vastu, aga ma jõuan ja ma kiilun vahele. Et see on probleem, aga seda probleemi muidugi ei lahenda ka otseselt kaameratega. Igal juhul minu hinnangul pikaajalise liiklejana ma ütlen, et kaamerad on rahustava toimega. Kaamerate eelnev märgistamine on rahustava toimega ja kui kellelgi on vastupidised argumente, siis need peavad põhinema mingitel sotsiaaluuringutel, mingitel pikaajalistel uuringutel. Ei saa ka niimoodi, et me teeme üks päev kuskil mingil teelõigul, mõõdame kiiruseid ja vaatame, mis seal toimub. Ja ma olen nõus, meil liikluses on liiga palju ohvreid, sellele ei vaidle keegi vastu. Aga on ka naiivne arvata, et kui me nüüd auto püüame ära keelata või teeme linnaruumi või ka maanteeruumi autodele võimalikult ebamugavaks, et siis me sellega vähendame liiklusohtu ja liiklussurmasid. See on rumal ettekujutus. Nii et ma kutsun üles kõikide seesuguste ettepanekute ja eelnõude puhul mitte lähtuma ainult mingisugusest empiirilisest kogemusest, nagu mina praegu oma jutuga siin tegelikult esitasin, vaid lähtuma ikkagi ka konkreetsetest ja pikaajalistest mõõtmistest, uurimistest. Ja selleks on vaja loomulikult Maanteeameti ja PPA ja võib-olla ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste abi. Et ärme tulistame puusalt ja see kehtib tegelikult ka ülejäänud eelnõude puhul, vaid püüame sellist praktilist elu korraldavate eelnõude puhul, ma ei räägi ideoloogilistest eelnõudest, nagu siin kooseluseadus või mis see viimane meil oli, see nõusoleku seadus siin. Need on puhtalt ideoloogilise emotsionaalsed eelnõud, aga praktilist elu korraldavad eelnõud nagu see, mida me praegu arutame, siin peaks aluseks olema ikkagi konkreetsed uuringud. Ja kui see eelnõu midagi muud paremat ei ole teinud, siis ta selles mõttes on otsa lahti teinud, et selle üle me praegu siin arutame ja loodetavasti see arutelu ei lõppe siin saalis selle eelnõuga, vaid jätkub, sellepärast et ega liiklus ei kao mitte kuskile. Aitäh! Aitäh teile!